hei, tere tulemast tagasi mu kanalile, kui sa oled uus, siis minu nimi on Lotta Lorin ja sa kindlasti võiksid mind subscribe ida. Jälle sellest on nii kaua möödas, aga ma istun oma laua taga. Täna on, kui väga keda kuvitab, 26. aprill, kell on saanud just 7 õhtul ja ma mõtlesin, et ma alustan oma videot päev varem enne selle nii-öelda algust, mis on nagu täielik video mõte. Otsustasin, ma ei oska seda videot, ma isegi tea, kui see video üles läheb, kas ma oskan seda pealkirjastada. Aga põhimõtteliselt esitan endale küsimuse, et kas saab olla olemas perfektset päeva või kas saab olla olemas kõige produktiivsemat päeva. Ma kavatsen teha kõiki neid asju, mis paneksid mind tundma, et ma olen olnud produktiivne ja ma kavatsen kõik ära teha. Ühesõnaga põhimõtteliselt video mõte ongi see, et katsetada, kas on olemas perfektset päeva, mis tähendab, et ma loon endale, mul on siin märkmik, kus ma siis loon endale nii-öelda to-do listi, mida ma siis homse päeva jooksul kõik tegema pean. Ma alustan võib-olla natukene, räägin sellest, mis ma hommikul kohe teha tahan, sellepärast, et hommikul arvatavasti ma olen nii null energiaga, et ma ei viitsi hommikul alguses millestki rääkida. Seega, esimene ülesanne hommikul on ärgata hommikul kell 9. Kohe pärast ärkamist me lähme kohe jooksma. Ja peale jooksu teeme me välijõusaalis ka veidi harjutusi, et saada nii-öelda täielikku trenni kätte. Homme pärast jooksu me vaatame selle kõik uuesti üle. Nii, näeme teiega hommikul kell 9. Yeah. Näita kella. Ühesõnaga, tere hommikust, issa mõne palju nagu rännak kala. Ma teen väikse 5-minutilise hommiku telefoni scrolli. Tahaks räigelt ka külma gaasivett või mingit nagu ahlajääkist, aga meie trenn ei ole veel läbi. Me lähme veel jõudu tegema. Appi, kui kohutav nurk, aga ma ei saa paremat ja ma vihkan väljas ilmist. Ei, tagumised. Enne, kui me hakkame igasuguste tegevustega peale ja teen ülevaate, siis ma teen väikse duši all, pesime puhtaks pärast trenni. Yes. Enne,
kui me hakkame videoga pihta, siis räägime üle täpse plaani, mis meil täna vaja teha on. Ärka kell 9. Mine tee trenni. Teeme süüa, õpime, koristame tuba, loeme raamatut. Aga mis me maha saame juba nagu, mis me linnukisse saame tõmmata, on juba 9 ärkamine ja trenni tegemine. Et nüüd lähme teeme süüa. Yes! Kuna ma olen tegelikult siin juba peaaegu pool aastat teinud FitLabi toitumiskava, siis ka meie hommikusöök on sealt pärit ja me teeme täna hommikul vahvleid. See on meie imekaunis hommikusöök. Nüüd meil on toit tehtud, toit on valmis ja nüüd nii kaua, kui ma toitu naudin, Grey Anatomiat. On aeg hakata õppima. Meil on vaja õppida matemaatikat, sellepärast et vähem kui kuu aega pärast matemaatika eksam. Ja ma panen endale aja käima, niimoodi, et ma õpiksin tund aega. Nii, nüüd me saame maha tõmmata ka tund aega õppimise. Nüüd me peame koristama hakkama, aga enne ma teen oma selle juuksed korda. Aga siit kõik see sahtli jamad on ka väga sassi. Ja tegelikult on mul ka kapp väga segamini, siis nagu asi läheb alati hullemaks, sest et seda rohkem ostan. Ühesõnaga, kapist nii palju, et sellest tuleb mul on valet pildi vist. Tahaksin teha mingi siuke kuu pärast video, kus ongi sorteerimine, siis ma arvan, et selle video tegemine, kui ma siis teen selle, siis see nagu motiveerib mu kappi koristama, sest meili asjad, mul on siin kooli asjad, siis mul siin on mingid tohututes kogustes kreeme asju. Siin on mul kõik mu terve küünestation. Ma ei ole kunagi aru saanud, mis selle kappsahtli mõttes siin on, aga siin on kõik vajalik ja ma tean, mis siin on. Hobisahtel. Mul on siin nagu mingi maalimisasju. Iga kord, kui ma koristan, ma lihtsalt viskan reaalselt siukse koguse ära. Minu arust iga kord ma viskan mega suure koguse. Nüüd on aeg koristada ülejäänu tuba. Olen saavutamas peaaegu juba oma tahetud eesmärki. Märkasin 5 tundi tagasi. Mul on joostud, mul on trenn tehtud, mul on hommikusöök söödud, mul on õpitud, mul on kohe koristatud. Ma arvan, lõpetanud ka kell 1, kui ma ei oleks jäänud Grey Anatomiat nii palju vaatama, aga
aga seda ma võin. See on ikkagi hariv, eks ole. Nüüd on raamatu lugemise aeg. Ma tahan väga seda läbi saada, aga mul läheb kõik alati nii kaua aeg. Mul juba uues ootab siin, mis on veel 2 korda paksem kui siis tulepeeker, aga või kannad uudisse. Tegelikult nagu ma tahaks nagu varju minna, aga mul on vaja päevituda näole. Ma vajan nagu sisemiselt päikest ja ma vajan näole päikest, et nagu, et kui mul on sisemiselt päikest, siis mul on ka sisemiselt õnnelik, on ju. Ja näol on päikest vaja sellepärast, et ma varsti lõpetan ja mul on vaja hakata nagu saada jumekaks. Tahaks tegelikult räiget ühte külma Coca-Cola sirot jääga, aga me peame vabanema sõltuvustest. Tere, mu nimi on Lotta ja ma olen sõltuvuses Coca-Colast. Ma hakkan nüüd siis lugema, et te siis teate. Kell on 8:30 õhtul ja ma filmisin viimati päeval, kui te meil tegite raamatut lugemas. Miks on nii palju aega möödas? Sest ma olin väga produktiivne. Minu päev ei lõppenud raamatu lugemisega, vaid ma sain ennast ka harida. Kui ma raamatu lugemise lõpetasin, siis ma läksin, kuna Viljandis on tantsunädal just praegu, siis ma läksin tantsunädala raames vaatama etendusi. Oli väga tegus päev, isegi kui ma tunnen, et ma ju ei teinud midagi, ma tegin nii palju. Siin siis vastus küsimusele, kas saab olla olemas nii-öelda perfektset või produktiivset, väga produktiivset päeva? Jah, saab. Ja siit saab isegi nagu veel edasi areneda ja teha veel produktiivset päeva. Kui oleks mul väga palju tööülesandeid, siis saab ka nagu neid teha. Pluss mul oli töökõne ka veel vahepeal. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis see video, siis pane like ja subscribe. Ja loodetavasti me näeme vähem kui poole aasta pärast. Loodetavasti varem, sest mul on ideid, aga ja peaks üldse nagu catch up ima, mida ma praegu teen, kus ma praegu olen, mis on mu ideed, sest et ühesõnaga kõike seda, mida ma ei ole teinud. Seega äkki siis järgmises videos ma seda teen. Loodame, aga aitäh, et sa vaatasid ja näeme varsti. Tšau!